Sellel uuel näitusel on välja pandud 500 aastat Eesti raamatu ajalugu. Lennart Merigi 25 aastat tagasi raamatuaastat avades mainis, et me oleme raamatulapsed. Et selles mõttes on see näitus ka justkui nagu mingi suguvõsa kokkutulek. Et siin kohtuvad meie eelkäijad kultuurilises mõttes, et siin on tegelikult laiali laotatud meie kultuuriline pärilikuse aine. Tavaliselt on paljud neist raamatutest inimeste eest peidus hoidlates ja arhiivides, sest nad on haprad. Selles kapis siin või selles klaasi taguses võiks ju arvata, et on lihtsalt klaas peale pandud kapile, aga tegelikult see nii ei ole, sest see on kõige paremate hoiustamistingimustega kapp üldse, sest siin on sellised hästi haruldased kirjatükid ja fragmendid sees. Siin on temperatuur kontrollitud, niiskus kontrollitud, valgus ja kõik muu on kontrolli all, et tõepoolest siit midagi katki ei läheks ja ikkagi kõik ilusaks ja nii säiliks või säilinuks jääks, nagu ta praeguseni on. Kõige haruldasemad raamatud on võib-olla sellised, mis omal ajal olid väga levinud, et neid ei osatud hoida. Ja nii näiteks ka siis kalendrid või ka aabitsad. Need lihtsalt loeti ära. Näituse sümboliks ongi aabitsakukk 17. sajandi Eesti ja Läti aabitsatest, mis panid alguse laiemale lugemisoskusele. Sel näitusel antakse ülevaade Eesti kirjakultuuri ja trükiste arengust 16. kuni 19. sajandini. Paljud nendest välja pandud raamatutest on nii vanad ja haprad, et nad ei või olla väga kaua valguse käes või teatud õhutemperatuuri, niiskuse käes ja sellepärast vahetatakse neid ka kuu aja pärast näiteks välja, et siin peab käima tegelikult näitusel suisa 4 korda, et ikkagi kogu näitus ära näha, sellepärast et need haprad tükid ei jää siia terve näituse ajaks. Siin näitusel on välja pandud väga palju raamatuid ja trükiseid ja kõik võib-olla ei tundugi nii erilised kui need alguses näidatud suured raamatud, aga päris nii see ei ole, eks ju, ma sain aru? Ei ole. Ka Eesti trükikodade esimesed trükised ei paista välisilmelt eriti ambitsioonikad välja. Küll aga näitame me siin samas Tallinna trükikoja teada olevat kõige varasemad säilinud trükist aastast 1634. Esimesed trükised, salajased fragmendid raamatutest ning palju ajalugu koonduvad siia Niguliste kiriku näitusesse kokku. Siin ühe Tartu disputatsiooni puhul, mida me näitame, ongi niisugune lugu, et väga kaua aega peeti seda kõige vanemaks Eestis trükitud dissertatsiooniks, sest tiitellehel on aastaarv 1631. Aga nagu hiljem selgus uurimisel, tegemist on lihtsalt trükiveaga. Üks Rooma number 1 on lisamata jäetud. Näituse esimene osa, mis kannab pealkirja Kirjasõna algus, on välja pandud kuni 25. maini. Seejärel keskendutakse järgmises 3 näituse osas laulule ja luulele, hariduse ja valgusele ning oktoobri lõpus lõpetab näituse Priiuse ja ärkamise teema.